Midagi teha ei ole, laine kindel kvaliteet, millega reeglina petta ei saa ja on terve hulk igasuguseid muidki asju, mille puhul petta ei saa. On igasugused firmamärgid, mille puhul ükskord nii, teinekord naa, kolmandat moodi. Aga Chimay on üks, eriti praegu, kus õllesummer juba käimas on, võib rääkida, on üks mitte lihtsalt õlle, vaid seda toodavad suisa mungad. Kas vastab tõele? See vastab täiesti tõele ja mungad toodavad seda õlut juba pea 300 aastat. Ja mis selle õlle juures on väga oluline see, et kui sa ostad selle pudeli, siis sa panustad ka heategevusse. Mismoodi? Põhimõtteliselt on niimoodi, et need mungad toodavad see siis väikeses Chimay linnas, kus elab 5000 inimest, toodavad seda elavat 5000, õlut. see on mingi Rapla umbes või natuke vähem? No ta on umbes selline. Ta on umbes selline, aga põhimõte on selles, et 95% selle õlle kasumist läheb heategevusse. Ja mina sain läbi erinevate allikate teada näiteks, et selle aasta projekt, kuhu nad raha panevad, on Aafrika ja India nii-öelda siis pinnasest puhta joogivee väljapumpamine. Et täna võib ikkagi öelda, et kui sina, Andres, lähed nüüd poodi või lähed kuskile baari, kus on meie Chimay õlu olemas ja sa võtad sealt ühe selle nii-öelda pudeli või klaasi, siis üks väikene India laps saab enda joogijanu kustutatud. Mina lugesin nende pudelite pealt ja tõtt öelda, ka palju kuulnud ja palju näinud ja isegi käinud. Aga kui on ühe pudeli peal 2010 õlle, mis on 3 aastat vana, vabandust, 4 juba, ta säilib siis kui kaua üleüldse? No, tegemist on väga eriliste õllega, just sellepärast nad on nagu veinid, nad lähevad seistes paremaks ja näiteks see suur pudel, see 3-liitrine, tema võib olla sul keldris 20 aastat. Me käisime hiljuti 2 kuud tagasi, käisime ise proovimas 97. aasta Chimay Bluud ja mis juhtus oligi see, et see oli nagu täiesti eriline ja kuidas ta muutub, ta läheb isegi natukene nagu konjakilaadseks. Et ta ongi eriline õlu, ta on elav õlu, ta lähebki pudelis paremaks, see on teist korda fermenteerimine pudelis ja see on super hea. No millegipärast on usaldusväärne jutt sinna juurde ka, et mungad teevad ja mungad, teadupärast munga elu, mis ta on, see on ju kõigile tsölibaat ja kõik sinna juurde. No kuskilt ka pead selle rõõmu endale ammutama ja see rõõm peab olema ehe, see on ka selge. Ja mingisugust trämpsuse endale ju tootma ei hakka. No loomulikult, ega munkadel ju selles mõttes naisi ei ole, peret midagi ei ole, midagi nad peavad selle enda rõõmuks ju tegema ja miks mitte valmistada väga hästi lõhnavat ja maitsvat õlut. Ja teevad seda pikka aega edukalt. Väga edukalt. Ja põhimõtteliselt seal Chimay linnas on veel niimoodi, et Chimay linn Belgias on väga nagu vaene siuke linn, aga mungad on kõige rikkamad mehed seal üldse. Et kuidas sina mungaks lähed, on näiteks see, et sa võtad siis kõik, jätad oma pere, võtad oma pangaarve, kingid selle kloostrile ja töötad seal 5 aastat nii-öelda tsölipaadis. Pärast 5 aastat sa siis vaatad, kas sinu pere suhtleb sinuga või sina nendega, aga nii on reegel. Ma kujutan nüüd, et tuled koju, selline karp või selline pudel on kaenlas, võib-olla isegi võetakse vastu mine vaatamata 5-aastasele äraolekul. Aga meil Rosinas vist antakse seda. Ja et Tallinna lennujaama veinibaaris Rosin pakutakse siis seda, ütleme, elavat õlu Chimay. Aga sellele kundele on näkku ka kirjutatud, et vaat see tuleb nüüd selle Chimay järgi või sellele piisab ükskõik millest. No ükskõik päris, mida teil vist seal ei olegi. No ütleme nii, et meie valik on väga suur ja õllesortiment on ka väga lai, et iseenesest, kellel on juba sellised väga peened maitsed, et need väga armastavad. See tuleb teadlikult sinna kohale ja küsibki seda sama. Just. Aga need on ju ka veel erinevad. No, tegelikult reeglina õlle arvatakse olevat siiski üks jook, mida saab nii öelda lotinal juua, kus siis voolab 2 poolt ja ei pea midagi peale hammustama. Need õlled on natukene kangemad ju. Need on kangemad ja need on rohkem ka mõeldud nautimiseks, samamoodi ka toidu juurde tarbimiseks. Ja ütleme, et kuna nende kangus on ka natuke kõrgem kui tavaliselt, siis ega piisabki ainult 1 pudelist. Nojah, ja hakkabki Belgia riik hoidma, võib-olla tänu sellele Belgia riik tehtigi. Õlled toodeti oluliselt varem. Belgia riigist polnud isegi mingist iva ega idu kuskil ette nähtud. Aga need on kogu aeg ikka vaatamata sellele. Aga mis selle edu saladus on? Ongi see niisugune eksklusiivsus või see jutt seal taga või siis see tegelik see protsess või on nad ikkagi marketingi või turundusalal ka ikka tugevad? Nad on tegelikult ka väga maitsvad ja väga head. Et siin tulebki välja. Näiteks, mis selle kanguse puhul tuua, et kui siin need nii-öelda Chimay Blue, Red, White
on nii-öelda 7, 8 ja 9 kraadised, siis nüüd 2 aastat tagasi nad hakkasid tootma ka 4,8% õlut. No see on juba niisugune lodinal joomise. Juba saaks nagu 2 või 3 tükki ikka võtta. Meie tingimustes muidu. Aga kas see oli siis mingisugune nõudmine, taheti lihtsalt, tuli turu nõudmine? Oligi turu nõudmine. Kuna nii-öelda see klient on juba siuke väga püsiv ja väga tahab seda, aga tahab võtta ka natukene rohkem, kas või näiteks lõuna ajal oma lõuna kõrvale, siis nüüd tehti ka see Chimay Gold ja ma ütlen nagu proovige ära selles mõttes, et on nagu täiesti aprikoosi, puuvilja, selliseid kõike virsikuid ja seda lõhna ja maitset on seal kõvasti. Selge, suur tänu. Kahjuks ei või olla Summerile ilmselt oma jooki kaasa võtta, aga seda seal ilmselt ei pakuta ka.